Tervitused kossusõpradele! Homsete tegijate saatesari saab taas jätku ning seekord oleme kaamerate ja mikrofonidega tulnud Tallinna külje alla, et uurida, kuidas elab korvpalliklubi Viimsi. Just seda klubi võib pidada paljudele väiksematele või hiljuti alustanud spordiklubidele üldiselt päris heaks eeskujuks. Piltlikult öeldes on kohast, kus 2002. aastal hakkas palli põrgatama 25 last, praeguseks välja kasvanud tõsine tegija. Esimeses trennis olin kohal mina, 2 poissi veel. Me siis treenisime seal ja paari kuu pärast läks palju lõbusamaks, et siis saabusid uude spordihoonesse ka korvid, et siis läks palju tegusamaks. Eks on tõsi jutt ja ehk kui me siin oleme täna, mitte vast valminud, aga ikkagi võib öelda väga uues spordihoones, siis 2002. aastal just avati Viimsi spordihall sel hetkel. Ehk oleme näinud, avanud mitmeid spordihooneid, kuidas see algus on. Ja kui meil siis meenutades esimese hooaja lõpuks oli meil 25 õpilast, 2 treenerit, 2 treeningrühma, siis tänaseks on õpilasi pea 500, korvpalliharrastajad meie katuse all 550, treenereid koos vabatahtlikega 17, ehk siin on millest rääkida. On millest rääkida ja on kus rääkida. Eelmise aasta sügisel valmis Viimsis võimas Karulaugu spordikompleks, millest on kohaliku korvpalliklubi jaoks saanud kodu. Pallisaali põrandaid ja seinu ehivad korvpalliklubi Viimsi värvid ja logod, kuid tegelikult on mahukas spordihoones ruumi ka väga paljudele teistele aladele. Tennisest, jalgpallist ja kergejõustikust, maadluse, lauatennise ja jalgrattasõidunigi välja. Sedavõrd massiivse kompleksi sündimisel oli väga oluline roll just ka korvpalliklubil, kes vedas projekti üle 6 aasta. Algselt taheti samasse asukohta rajada tennisehall, ent korvpallurite eestvedamisel sündis kompleks, kus oma koha leiavad paljude alade esindajad. Kuid selle koha peale mitte midagi nagu tennise vastu oleks, aga lihtsalt selle asukoha peale, kus on ümberringi koolid, teised spordirajatised, toetavad spordirajatised, tundus meile ja teades ka, kui suur kitsikus on juba koolil endal saaliaegadest, kui suur kitsikus on erinevatel spordiklubidel, kaasa arvatud meil saaliaegadest, siis meile tundus, et selle koha peale kindlasti oleks vaja hoonet, mis on siis multifunktsionaalne, mis teenindab pallimängu, korvpalli ja siis teisi spordialasid. Viimsis valitsevadki erinevate spordialade vahel sõbralikud suhted. Ühe ja sama koridori pealt leiab näiteks lisaks korvpalliklubile ja Martin Reimi jalgpallikoolile ka Kalevi rattaklubi tööruumid. Ka Tanel Einaste sõnul konkureerivad Viimsi spordiklubid eelkõige ekraanide, mitte üksteisega. Erinevate alade harrastamine, mida suur spordikompleks pakub, on sealjuures ka Viimsi korvpalliklubi juures üheks põhifilosoofiaks. Meie põhifilosoofia, kui nii suurelt rääkida, on eelkõige see, et lastel võimalikult mitmekülgsed treeningud, mitte ainult korvpall, mitte ainult korvpallitrillid, et mitmekülgne kehaline ettevalmistus lapsest peale, pigem nii-öelda laiapõhjaline, erinevad mängud ja eks ta siis niimoodi nagu spordimetodoloogias või korvpallimetodoloogias paljud targemad räägivad, et siis kuskil 13-14 aastaselt hakkab see esialgne spetsialiseerumine ja siis tuleb nagu korvpalli rohkem juurde. Et meil on kõrval staadion, meil on üleval ka jooksurada, meil on metsarada, nii et väljas ka veel korvpalliväljak, nii et kõik on võimalik teha ja nii me proovime oma treeningud läbi viia. Korvpalliklubi Viimsi senise teekonna juures on Karulaugu spordihoone sünd küll oluline peatükk, ent kõige suurem töö on ära tehtud 17 tegutsemisaasta jooksul. Klubi kasv on olnud järk-järguline, muuhulgas on enda mütsi alla võetud ka pealinna üksused Kesklinna korvpalliklubi ja Gustav Adolfi gümnaasiumi korvpalliklubi näol. Klubi esindusmeeskond mängib hetkel Eesti esiliigas, duubelmeeskond aga teises liigas. Meeste kõrgliigasse pole Viimsi veel jõudnud, kuid samasuguse arengu jätkudes peaks see olema vaid aja küsimus. Fookusesse tahetakse ka igal juhul jätta oma noored ning sportlikke otseteid kasutada ei kavatseta. See on jällegi pikk lugu ja loomulikult ühtepidi kõik ootavad seda vastust, et jah, homme, järgmine aasta, 2 aasta pärast me naudime protsessi, me oleme esimesest päevast peale võtnud ehk jah, meil on teatavaid võimalusi, kui te vaatasite, ütlesid, et saal on ilus, meil on teatavaid võimalusi panustada mingitesse asjadesse, aga me
oleme otsustanud seda teha väga orgaaniliselt, piltkudes ilma steroidideta, kasvatada üles selle laia püramiidu, minnes edasi samm-sammult. Kui me oleme vihane noorte esiliiga võistkond, kust mängijad teevad järjepidevalt sammu edasi, mängivad noortekoondistes, meile sobib see väga suurepäraselt. Lõpetuseks võtame nagu ikka vette meie saatesarja läbiva noortevahelise võistluse. Korvpalliklubi Viimsi valis U14 vanuseklassist enda esindajaks Andre Juhansoo, kellel ei õnnestunud paraku rada puhtalt läbida. Väike lõikamine ühe korvi all ning eksitud vabavise tõid ajaks 24,3 sekundit, mistõttu jääb liidriajana püsima ning sellega koos ka G4S ja Nike'i poolt välja pandud Barcelona reisi kursile Riti Marell Paali sooritus, kus noor neiu sai ajaks 19,3 sekundit. Teistel on aga võimalus veel sekkuda, 3 saadet on veel tulekul. Tänud vaatamast, pall korvi ja kohtumiseni!